Tere hommikust, sõbrad! Tere tulemast tagasi minu kanalile, tere tulemast uude vlogi. Ma alustan täiesti mingi keset nädalat, täna on kolmapäev. Ja ma olen liikumas linna ja ma lähen Küüntesse Idrisi juurde. Ja täna on reaalselt nii külm, et maa on jääs ja ei ole näha, aga ühesõnaga isegi hinge õhk aurab. Oh my god, vaadake kui jääs. Kell on tegelikult alles 9:25. Aga kuna me teeme mulle täna vist natuke pikemad küüned, siis läheb aega. Nii et täna ma lähen natuke varem. Tegelikult mul on täielik paanika jaanika juba, sellepärast et homme on mul sõidueksam. Ja ma olen lihtsalt nii paanikas sellepärast, ma ei tea. Mul tuleb täielik ärevus sisse, kui ma mõtlen selle peale. Aga ma praegu ei mõtle, sest täna on täna ja see on homme. Ja ma üritan endal selle täiesti peast välja saada kuni selle hetkeni, kuni ma veel seal autos isegi olen, sest muidu ma olengi täiesti paanikas. Ühesõnaga, let's go! Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Täna on 17. oktoober. Kell on 10:30 ja ma hakkan tripima Mustamäele lemmikusse kohta, mis on juba nagu kodu. Ma lähen Arki sõidueksamile ja ma olen juba nagu mingi nädal aega järjest olnud nii paanikas selle pärast. Aga ma loodan mitte nagu mõelda selle peale väga hullult ja mõtlengi lihtsalt, et savi. Kui täna jälle ei saa, siis saab järgmine kord. Jah, okei, let's go. Käidud. Ma ei saanud läbi, aga teate mis või? See oli täna ma arvan, et kõige parem sõit selles mõttes, et tavaliselt ma ei ole kas parkimiskohast välja saanud või siis sõitnud mingi 10-15 minutit ja on olnud mingi väga-väga suur viga, on ju. Aga täna ma sain isegi vist mingi 35 minutit sõita, me jõudsime isegi parkida ja siis eksamineerija lihtsalt nagu, ta oli terve aja vait, ta ütel nagu midagi, ta ütles ainult kas paremale või vasakule, on ju. Ja siis ma juba mõtlesin, et davai, et nagu ju siis ei ole ühtegi viga olnud, on ju. Mul hakkas juba vaikselt see nagu enesekindlus sisse tulema, on ju. Nii tore eksamineerija oli ka see rahulik mees, rääkis täiega niimoodi, et algul ta küsis ka, et kuidas sul nagu tunne on või et kuidas sul olla on, siis ma ütlesin, et ma olen täiega närvis, aga tegelikult on tunne hea, on ja siis ta ütles täiega, et ära papista, ei ole üldse midagi, et kui midagi on, siis ma kohe ütlen, on ju. Hästi nagu selliselt malbelt rääkis, siis ta täiega võttis mult natukene seda nagu seda maha, seda papistamist ja siis tegime selle parkimise ära ja siis ma olin juba natukene nagu selline, et davai jälle, on ju, et päris hästi läks. Ja siis ta ütleb mulle, et tead Maarjat, mul on sulle kurvad uudised. Siis ma olin mingi, ei ole nii. Et miks, et mis ma tegin siis valesti. Nagu ma ei saanud ise midagi arva, et ma oleks valesti teinud. Ja siis ta oli mingi, et jep, et sul oli, et sul on olnud siiamaani nagu päris palju selliseid pisemaid vigu, aga just nagu palju. Siis ta hakkas loetlema mulle ette, et esiteks, et sa sõitsid 2 korda üle pidevjoone. Ma olin mingi ahaa. Siis, et mul oli 2 korda oli see kiirusvale, et oli 50 ala, aga ma sõitsin 40-ga. Ja siis oli 2 sellist suuremat viga. Üks oli see,
et oli ühesuunaline tee ja ta ütles, et lähme siit nüüd vasakule, aga ma keerasin nagu paremalt poolt, et ma oleks pidanud minema vasakule poole. Ja siis oli see lõppviga, mille pärast ta siis nagu lõpetas ka, oli see, et oli ülekäigurada, ülekäiguraja juures oli siis stoppmärk, ehk siis ma oleks pidanud seal nagu peatuma täiesti, aga ma ei peatunud seal täiesti, nii et jep. Aga teate mis, esimest korda ma tundsin, et see oli mu nagu hea sõit selles mõttes, et ei juhtunud midagi katastroofilist, ma sain parkimiskohast välja, ta ei pidanud ise nagu kasutama seda pidurit, eks ole, nii et noh, hea seegi. Küll ehk äkki siis järgmine kord, äkki 9. katse läheb siis nagu pihta. Ja nüüd ma jõudsin Kehrasse, ma võtsin vagunist pitsat. Lähme sööme pitsat ja siis juba lähme Miale järgi. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Lihtsalt palun võtame ühe hetke ja vaatame, kui ilusad küüned mul on. Palun, vaatame kõik koos. Lihtsalt nagu ma armastan seda värvi, ma armastan seda kuju, ma armastan kõike nende juures lihtsalt, need on nagu nii ilusad. Ja ma reaalselt hakkasin mõtlema, et millal reaalselt viimati mul olid nagu, no need ei ole nagu nii pikad, aga need on ikkagist nagu pikemad kui enda küüs on ju. Et millal mul reaalselt viimati oli pikad küüned. Ja mul olid vist pikad küüned viimati niimoodi konstantselt 6 aastat tagasi äkki või. Ehk siis väga-väga ammu. Ma väga-väga soovitan Ilu by Edris. Ta teeb nii hästi küüsi ja nagu ta on ise nii armas inimene ja nende see salong. Ta töötab seal Sinu aeg ilus salongis, mis on siis reaalselt kesklinnas, nagu põhimõtteliselt Virust mingi jalutada, mingi 2 minutit, seal on kohe see trammipeatus. Et ülinaised, kes otsib endale linnas küünetehnikut ja tegelikult teeb kulme ja pediküüre ja kõike selliseid asju ka. Et siis täiega soovitan. Ühesõnaga jah, tigi-tigi-tigi-tigi, ma olen väga rahul. Tere hommikust, sõbrakesed. Täna on reede. Terve nädal on möödas. See nädal läks nii kiiresti, mul oli nii tegus ja nagu ma ei teinud midagi sellist, mida oleks nagu põnev filmida ja põnev vaadata. Vot. Ühesõnaga, ma räägin nagu ülilühidalt, et ma põhimõtteliselt koristasin terve nädal. Ja teate mis? Ma ei soovita. Teate mis? Ma annan alla, mina ei soovita. Mis mõte sellel on? Ma ei tea. Ma räägin teile nüüd. Esmaspäeval ma koristasin selle maja ära nagu täiesti niimoodi, et nagu see läikis. Ma võisin keelega põrandat ka lakkuda, siis see läikis. On ju? Teisipäeval ma käisin korraks, lõunal käisin vagunis pildistamas, aga muidu teisipäevast algas mul mingisugune tuhin, riietes sorteerimise tuhin ja see tuhin, sõbrad, see oli see tuhin, et sa tirid endalt kõik kapist välja. Kõik, igast kapist, ükskõik. Ühesõnaga, ja ma tegingi seda. Ja siis ma sorteerisin neid riideid niimoodi, et no on sorteeritud. Ja siis
Ma ei jõudnud neid kõik igale poole tagasi panna, kus ma oleks tahtnud neid panna. Ma jõudsin niimoodi, et ma jõudsin Miia ja Kaspari asjad jõudsin panna nagu ilusti, aga enda asju ei jõudnud nagu nii, nagu ma tahaks. Siis kolmapäeval ma läksin täiesti eksprompt ühte töö otsa tegema ja seal ma olin vist mingi 5 ja siis tuli juba Miia koju ja siis ma olin mingi okei, vahet ei ole, las see siis jääda. Eile oli neljapäev. Eile oli Miia kodus, me tegime lasteaiavapäeva. Täna on reede. Täna ongi see päev. Ja teate, mis sõbrad? Mul läks see tuhin nüüd üle. Ja nüüd ma istun oma... Ühesõnaga, see maja on veel rohkem sassis, kui ma ta esmaspäeval tegin. Ja ma joon siin oma kohvi diivani peal, vaatan seda olukorda siin ja ma mõtlen, et ma hakkan nutma lihtsalt. Aga tegelikult vahet ei ole, las ta olla, lihtsalt polegi mõtet. See näitab seda, et ma olen seal samas seisus tagasi, kus ma esmaspäeval olin. Ehk siis nagu, mis mõte seal kõigil oli? Ma ei tea, Kasparil on vähemalt sokke. Et võib-olla see mõte siis oligi, et Kaspar saaks endale sokke. Jah, vähemalt mingigi mõte. Ühesõnaga, kell on 9 hommikul. Ma lootsin, et ma magan täna, aga ma ei maganud millegi pärast. Ma saatsin Miia lasteaeda. Ma läksin küll korra voodisse tagasi, aga ma jäänud lihtsalt magama. Tegelikult ikkagist proovin endas praegu saada seda tuhinat sisse, sellepärast, et ma ei taha. Ma ei taha, et see jääb see nädalavahetuseks see kodu selline, sest Miia tuleb ka ja mulle meeldib, kui on kas või nagu enam-vähem korras niimoodi, et nagu vähemalt põrand oleks puhas. Ja täna ma tegelikult lähen külla ka. Pika jutu lõpp on see, et ma tegelikult täna lähen külla. Nii et tegelikult on täiega tore päev. Ühesõnaga, ma hakkan just endale tegema smuutit. Ja ma ütlesin, ma pole teiega jaganud seda, et ühesõnaga, teate mis? Ma käisin nädalavahetusel kaalu peal. Ja teate mis? Ma olen... kaua nüüd aega läks? Okei, see selleks, aga ma olen nüüd lõpuks oma rasedus eelses kaalus tagasi. Mis on nagu, seda on lihtsalt nii tore välja öelda. Okei, ma polnud nagu mingi perfect kaalus enne rasedust ka on ju, et -10 võiks veel tegelikult minna. Aga nagu nii tore oli neid numbreid seal näha. Ma ei osanud seda nagu arvata, et põhimõtteliselt, kui ma nüüd mõtlen, siis ma arvan, et ma enne suve kaalusin ennast ja tundub, et suvega, ma ei tea, kas seda on tegelikult isegi mingi, et see on nagu mingi wow-efekt, tegelikult vist ei ole, aga suvega ma olen võtnud alla 5 kilo. Mis tegelikult on nagu okei või? Ega ma ei oskagi öelda, aga nii need lood on. Ma arvan, et väga suurt rolli ikkagist mängis meil see, et me olime vahepeal nii tervislikud lihtsalt. Ja nüüd meil on jälle see läinud nii lappesse, et ma mõtlesin, et ma nüüd võtan ennast uuesti kokku. Ja teen jälle selle tervisliku nädala. Tervisliku nädala ühesõnaga. Et eelmine nädal oli täielik räpi nädal, me sõime vist 2 õhtut krõpsu. Pluss eile sõime küpsist. Täna on reede. No tähendab, ma alustan siis nagu tervisliku nädalaga nagu tänasest, ehk siis nagu reedest reedeni, kuigi tegelikult oleks mõistlik esmaspäevast esmaspäevani, aga las ta siis olla. Ühesõnaga, nädalavahetus tuleb meil tervislik nädalavahetus, mis on täiega tore tegelikult. Ühesõnaga, nii, ma nüüd teen oma smuutit ja nagu üritan seda teha ka. Mul on see nõme komme, et kui ma räägin, siis ma ei oska nagu samal ajal midagi teha, on ju. Millegi pärast. Ühesõnaga, see on mu hommikusöök. Ma hommikul jõin ainult kohvi. Ja that's it, ma ei ole väga midagi söönud.
ma lähen küll külla, aga ma arvan, et me seal hakkame alles süüa tegema, ehk siis sellega läheb aega. Ja mul on kõht tegelikult räme tühi, nii et ma panen need katkised juukseotsad tahab poole, sest need on lihtsalt kohutavad. Teate, sõbrad, ma ei väsi lihtsalt rääkimas nendest. Ma ei tea, kas ma olen üldse rääkinud, aga ei ole vist ikka olen ühesõnaga. Need on nii head. Eriti smuuti sees, need jäävad veist nagu sellised kõmpsud ja need on lihtsalt nagu nii head, vaadake, vaadake, näete või? Amazing, ma panen veel, nii, põhimõtteliselt, põmm, need on siis toorkakao tuumad, kõrge mangaani ja vaseallikas, mis aitavad normaalsele energiavahetusele. Piim. Ja marjad. Hallo. Best smoothie on maasika ja dragon fruitiga. Minu meelest on nii hea. Põmm. Põmm. Look at that. Nii. Halleluja. Nii. Otsik peale. Põmm. Amazing. Need on mu enne rasedust jalas olnud teksad, mis ma täna imekombel endale jalga venitsin. Aga teate mis vä? Ma vaatan neid ja mõtlen, et kas keegi enam kannab kitsaid teksapüksi üldse vä? 2 aastat tagasi veel, aga kas täna enam nagu käiakse? Ma pole ammu käinud, aga nagu väga mõnus tunne on. Need on väga mugavad. Nii et ma arvan, et mind ei koti lihtsalt. Jop. I feel good in these. Nii et ma arvan, et savi ja ma lähen nendega. Olen siis out of fashion. Kui need hetkel teevad mind õnnelikuks, siis las nad olla mul jalas. See on lihtsalt nii hea. Proovige kodus, päriselt. Pange, mis ma panin? Banaan. Tegelikult palju polegi. Üldse pole palju asju. Banaan, maasikas, dragon fruit, tšut-tšut kaerahelbeid, siis ta on toitvam. Siiaseemned, kakao, need tuumad. Ja veel parem oleks, kui oleks kaerapiim. Aga kellele kaerapiima maitse ei meeldi, siis pange tavalist piima, täis savi. Ma tavaliselt vist teen kaerapiimaga, aga kuu lõpp on, sõbrad. See on too much praegu. Ja siis piima pange, et ta tuleks nagu, et ta ei tuleks paks, vaid ta tuleks selline siiline. Siis ta näha, kuidas ta on nii siiline, ma näitan teile, kui siiline mu smuuti on. Näete või? Ta on siiline. Ta on nii mõnus. Ma panete täpselt niimoodi, et need hopsti
et see nagu see, kus see anum, kus teil need marjad, see stuff sees on, siis panete, et ta nagu katab kindlasti ära, aga natukene rohkem, nagu et ta katab ära, aga natukene veel rohkem. Ja, siis ta jääb ülihea. Üks banaan. Ja, andke teada, kui te proovite, et kui ta on. Mulle nii maitseb, ma olen nii rahul. Ma nüüd, ma ei tea, kas ma viitsin endale midagi näkku panna või lähen all naturale. Teate, ma olen nii nagu, ma nii naudin seda all naturale näonaha tunnet lihtsalt. Iga kord, kui ma panen endale meigi, muidugi meigiga väga tore, muidugi on nagu palju kenam, selles ei kahtle keegi. Aga lihtsalt see, et sa saad nagu nii teha, kui on vaja, on ju. Sa ei pea muretsema, et kuskilt oleks midagi, et noh, nahk on pehme. Ja siis, kui ma Miia tollast ajast ära, siis ma saan lihtsalt nässerdada tema vastu. Meigiga ma ei taha nässerdada tema vastu. Paar päeva ma sorteerisin oma riideid, Miia riideid, Kaspari riideid, kõigi riideid. Ja ma panin päris palju jagasse müüki ja tuleb veel, sest et kuidagi meil on nii palju riideid, mis lihtsalt seisavad, on väikseks jäänud, ei kasuta. Nii et siin on mu jaga, kui äkki tahad minna vaadata. Oi, ciao. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Appikene, ma siin vaatan, et siin valguses on eriti näha seda. Ma kreemitsin oma nina ja ninaalust, sest et ma olen täiesti haige. Või noh, mina ja Miia oleme täiesti haiged. Ja eelmistest klippidest on kena mingi nädal aega möödas või. Et kuidagi läks nii. Miia, ära mine praegu välja. Oleme siin, mängime, vaata. Too emmele raamat. Too emmele raamat. Kus sa lähed? Ära mine ära. Ära mine ära. Oh, okay. Never mind. Ma siis räägin teiega pärast. Ma olen nii kurb. Nagu meil pidi olema Anneliisi ja tema perega homme pildistamine, et ma oleks pidanud neid nagu pildistama, perepildistamine, jõulupilte või niimoodi. Kõik see stuudio oli broneeritud talle ja ma ei lähe, sest ma olen nagu täiesti haige. Aga ei ole, halb on olla ja nagu jah. Mis on nii kurb, sest ma täiega ootasin seda. Aga no mis sa teed? Et ma elu sees ei tahaks neile mingit viirust viia. Nii et täna vist teeme igaks juhuks ikka koroonatestiga, sest meil ei tulnud toidumaitset, mis on nagu väga veider, kuigi tugeva nohuga vist nagu on tihti nii, et ei tunne, kuigi ma ei tea, mul ei ole enne olnud nii. Ja Miial vist veel veits väike palavik on ja noh, nohu on nagu jälle see imeline peaks tatt. Mul oli eile
nagu nina täiesti kinni. Nüüd praegu mul on isegi okei. Täna pandi kahjuks Mozart magama. Ja öeldi ikkagist, et on liiga riskantne sopp, et tal pidi olema süda ka korrast ära, et nad nägid, et ta ei elaks ikkagi stoppi üle ka. Ja soovitatigi panna magama, et muidu kui nii-öelda läheks edasi selle eluga, siis öeldi, et iga hetk võivad kopsud kokku kukkuda. Ja nii on väga-väga kurb on olla. Nagu Miale ta nii meeldis. Meile kõigile ilmselgelt ka meeldis ta nii väga, ta oli nii lahe koer. Ta oli nii naljakas, ma ei ole kunagi sellist koera näinud lihtsalt enne oma elus. Ja nagu jah. Kurvad 2 päeva on olnud ausalt öeldes. Aga no mis sa teed, see on elu. Selline on millegipärast see elu. Lihtsalt oli alles 4-aastane. Tal oleks võinud nagu parimad aastad veel ees olla. Aga jah, nii oli temale kõige parem. Aga nagu see on nagu nii raske otsus teha, et sa ju tahad, et ta oleks nagu olemas, aga peab mõtlema nii-öelda mitte südame, vaid peaga, et mis on temale endale parem, on ju. Ühesõnaga, jah. Palju sellist asja? Tšau, sõbrad. Nädal on millegipärast kuidagi jälle läinud mööda. Täna on teisipäev, 12. november juba. Räägin, kell läheb lihtsalt, või mis kell? Aeg läheb lihtsalt nii kiiresti. Põhimõtteliselt tulin praegu Miiat lasteaeda ära tooma, Kaspar läks ja me läheme väiksele tööotsale, aga tööga seoses appikene ma ju hakkasin kandideerima tööle ja ma väga paljud CV-sid tegelikult ei saatnudki, aga mul on olnud ära 2 tööintervjuud või tähendab, mul on olnud 1 ära ja teine tuleb ja need 2 on sellised, et kui ma saan sinna tööle, siis ma nii ootan seda, sest see oleks mulle ka nagu natukene midagi uut, ma veel ei räägi, mis need on. Et kui kõik läheb hästi, et võib-olla siis ma natuke jutustan, aga et see töö ise oleks selline, mida ma olen nagu enne teinud, aga natukene teises valdkonnas, kus ma pole mitte kunagi tööd andnud. Nii, et väga põnev on. Aga eks seal näha siis, mis ma otsustan, et mul on kolmapäeval on teisega intervjuu ja siis on otsustada, et mis, miks, millal ja nii edasi. Vot, nüüd me läheme poodi, jah? Jah, kuidas ta jäi sinna? Ilusti? Pani silmad kinni või? Aga see kasvataja võttis ta sülle ja vaatas hakkas ka, et kõik olid tal ümber ja siis Miia oli seal sülest. Oi. Küll läheb, eks ta natuke varsti. Ja ta pole nädal aega jälle käinud, me olime juba nädal aega haiged, isegi rohkem või? No põhimõtteliselt. Tegelikult on 7 päeva nagu tööpäeva. Jah. Ma käisin täna, ma panen selle natuke vaiksemaks. Teate, mul oli täna töövestlus. Mul ei ole kunagi vist olnud nii toredat töövestlust. Need inimesed olid kuidagi nii minu inimesed. Mul tekkis nendega nagu kohe mingi klapp. Kuidagi nagu hea tunne tekkis. Ma tulin sealt ära, mul oli nagu nii hea tuju, kuigi nad ütlesid mulle, et midagi ei ole kindlat, on ju. Aga nad olid ise nii armsad ja toredad ja nagu kuidagi, ma ei tea, kuidagi ikka ma tulin sealt nii hea tundega ära, et jah, mulle nii meeldis. Ühesõnaga järgmisest nädalast ma siis saan aimu, et kuhu tööle ma lähen.
ma pean tegema valiku ühesõnaga. No ma ei tea, mis see tänane mulle muidugi vastab ka, et kas nad tahavad mind või mitte. Aga selles mõttes ma saan neist täitsa aru, kui nad ei taha mind. Sellepärast, et ma nagu, noh, mul ei ole päris see kogemus, mida nemad ootavad selles mõttes. Et ma saan täitsa aru, et kui sa ikkagi otsid endale juhti, siis sa tahad, et ta oleks nagu kohe sina peal kogu selle teemaga, nii et see on nagu täitsa arusaadav. Aga jah, ühesõnaga, ma ei tea, nii tore, nii tore vestlus oli kuidagi ja eks siis ole näha, järgmine nädal, väga põnev, ma nii ootan, ma ei tea, kuidagi tore on olnud see protsess mu jaoks praegu ja ma arvan, et eks ma natuke olen ikka kurb, kui peaks juhtuma, et nad mulle ära ütlevad. Ma arvan, et ma olen kurb. Aga samas see on andnud mulle kuidagi praegu nii kuidagi hoo sisse. Ma ei tea, ma nagu nii ootan tööle minemist ja mul on nii see motivatsioon laes, et andke mulle lihtsalt, ma teen mul on nagu power on sees, et andke mulle midagi, ma teen ära. Andke mulle mingi ülesanne, ma teen kohe ära. Täpselt see tunne on. Et ma arvan, et kui ma nagu saaksin nagu edastada, kui ma oskaksin edastada seda tunnet, mis mu sees on, kui väga ma tahan nagu tööd teha, siis ma arvan, et te ei mõista lihtsalt. Te ei mõista. Et mul on nagu selline, ma tahan nii tööd teha. Tahan nii tööle minna. Ma olen nii oodanud seda päeva, seda hetke, et ma saaks jälle kuidagi nagu asjalik olla. Selles mõttes, et mitte, et lapse kasvatamine ei oleks asjalik, aga nagu töö mõistes asjalik on ju. Ja nagu areneda kuskil ja õppida midagi uut või nagu areneda kuskil mujal kui kodus. Ühesõnaga, väga põnev on. Muidugi ma käisin täna küüntes. Idris jälle lihtsalt, kui sa otsid endale küünetehnikut ja mõtled, ma ei tea, kuhu minna, siis Idris teeb täpselt kesklinnas Sinu aeg ilusalong, mine vaata Facebookist ja ta teeb nagu nii hästi, et lihtsalt mul olid kõik küüned peal, saad aru, minul, kes mind teab, mul on nagu nädal aega ja mul on põhimõtteliselt nagu ma olen kõik ära närinud või ma ei tea või siit lahti nokkinud ja teate, ma olen nagu selles mõttes nagu maailma halvim nagu küünetehniku klient on ju, aga ta teeb lihtsalt nii hästi, et isegi minul püsisid peal 4 nädalat. See juba näitab mõndagi. Ja mulle muidu hästi meeldivad sellised hästi lihtsad on ju, aga nagu ma ei tea. Nii ilus! Ühesõnaga jah. Ma nüüd tänaseks lõpetan selle video ära. Ma võtan otsad kokku. Ma loodan, et teile meeldis video. Kui meeldis, jätta mulle ikka väike like, siis mina ka näen, et sulle meeldis. Ja kui sa veel subscribe'inud pole, kindlasti tee ka seda. Ja olge tublid, olge hoitud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!